Ma arvan, et seda on kõige lihtsam öelda 2 sõnaga. Dokumentide haldamine. Ütleme, et kui mu käes kohe küsitakse, et kui mitte teoreetiliselt niimoodi vastata. Sest et tegelikult see hõlmab endas kogu dokumentide haldamist, nende saamisest kuni arhiveerimiseni. Mis asi see elektrooniline dokumendihaldus ja e-riik on? Mis siis muutub dokumendihalduri töös või dokumendihalduses laiemalt? Siis peaks paber kaduma. Kõik muutub elektrooniliseks. On kindlasti vaja olema muidugi ettevõtte suurusest. Kui on väike ettevõte, peaks ühildama. Ta võib-olla ka kvaliteedijuhi ja võib-olla isegi mõne teise, näiteks ka sekretäri töö ametiga. Aga ta on kindlasti vajalik inimene ettevõttes. Ükski ettevõte ei saa eksisteerida ilma dokumentideta ju. Avatud meelega. Ja suhteliselt andekas, kes nagu inimestega hästi läbi saab. Ja oskab oma ala nagu edasi anda ka. Ta peab olema erialaselt pädev ja ajaga kaasas käima. Et ta ei saa nagu jääda selle juurde, et ta midagi kunagi koolis õppis või keegi kunagi sellel koolitusel talle nii just rääkis. Minu arvates kaasaegset dokumendihaldurit iseloomustab kõige rohkem see, et ta peab olema haritud ja mida ma tahaksin näha oma nendelt dokumendihalduritelt on see, et nad peavad tulema oma mugavuse raamidest välja. Et on küll hea ja harjumuspärane olla oma praeguse programmiga, kõik asjad toimivad, aga sa pead suutma edasi mõelda kaugemale. Kaasaegne dokumendihaldur peaks olema väga täpne, infosüsteemides orienteeruma, seadusandluses mingil määral orienteeruma ja rutiini taluma hästi. Ja mis seal vahet on kaasaegne või mingi teistsugune dokumendihaldur? Kas on vahet? Infosüsteemide poole pealt ilmselt küll, jah. Mis suunas peaksid siis kaasaegsed dokumendihaldurid ennast arendama? Infotehnoloogiline valdkond kindlasti. Ja konkreetselt minu töökohast rääkides siis naeramegi, et minu tüdrukud on poolenisti ise ka IT-spetsialistid juba. Õigusest üht-teist teadmisi on vajalikud ja ütleme, iseloomu omadustelt on vajalik kindlasti enesekindlus. Tere, Ele! Tere! Kuidas sul läheb? Hästi, väga hästi. Töötad sa erialal? Jaa, täiesti erialal. Ma küsin sult sellise küsimuse, et milliseid nendest teadmistest ja oskustest, mida sa oled Viljandi Kultuuriakadeemias õppinud, sa kõige rohkem kasutada oma igapäevatöös? Võib-olla põhiteadmisi õigusaktidest ja dokumendihalduse alusdokumentidest, mis puudutab dokumentide loetelu ja arhivalide loetelu. Ja ütleme ka omandatud teadmisi siis infosüsteemide kohta, et otseselt postipõisi administreerimisega seotud töö. Kas on sulle lihtne või keeruline? Ta ei ole lihtne, aga ta on äärmiselt motiveeriv. Selles mõttes, et arenev ja muutuv elu nõuab ka dokumendihalduri teadmiste pidevat uuendamist, et see hoiab mind ennast järjepidevalt joone peal. Et kuidas sa oskad kasutada siin õpitud praktikas või kasutad seda praktikas? Kuigi palju kasutan, kuigi minu otsesed tööülesanded ei ole üldse seotud dokumendi algusega, ainult nii palju, kui ma olen kvaliteedijuhi kohustes ettevõttes ka. Ja see on nüüd natuke seotud selle dokumendihalduse poolega ka, seal on ka dokumentide loomine, nende kasutamine, nende kasutamise jälgimine, kandmine nii andmestutesse kui registritesse, nii et selle poole pealt olen ma saanud päris palju sealt koolist. Kas see tähendab, et dokumendihalduse kasutusvaldkond on mingis mõttes veel laiem, kui see dokumendihalduse sõna ise ütleb, kui sa rääkisid siin kvaliteedijuhtimisest? Jaa, loomulikult on laiem, sest et kvaliteedijuhid on ju ka tegelikult
ühes osas nagu dokumendihaldurid ettevõttes. Eriti kui eraettevõttes on näiteks vaid, et käsiraamatu dokumendiregister ongi nagu dokumendi loetelu, ütleme riigiettevõtetes. Mida sa teed, kui sa tööl oled? Hetkel kirjeldan protsesse, dokumendihalduse protsesse, dokumenditüübi põhiselt. Ja kuidas seda teed? Kas teed? Mõtlen, arutan, räägin teiste osakondadega, inimestega, kes puutuvad kokku mingi protsessiga ja siis küsin, kuidas vanasti tehti. No see ei ole küll väga rutiinne tegevus. Ei. Kindlasti üleminek postipoisile ei ole enam mingisuguseid paberraamatuid, kus kanti sisse tulevad kirjad ja välja tulevad kirjad. Nüüd on kõik kirjad ühe algus ja saavad ühe numbri juba sisse tulles. Varem oli see ühtepidi ja teistpidi. Ja tegelikult on väga palju muutusi ja ainult positiivse poole. Ainult positiivse poole peal? Minu meelest küll. Sa arvad, et kõik on läinud paremaks võrreldes sellega, mis... Ma arvan küll. Dokumendi leidmine ja kõik on lihtsam. Aga kuidas sa hindaksid seda, et kas sinu töö on selle aja jooksul muutunud ka lihtsamaks või rohkem rõõmu pakkuvaks? Jah, nüüd ma leian, et on mõnes mõttes läinud lihtsamaks. Seal samas on teatud mõttes läinud keerulisemaks, pead rohkem teadma. Aga üldjoontes mu töö meeldib mulle.